sõbrad, täna me räägime sellest, mis tähendab happiline ja mis tähendab aluseline keskkond ja miks me peame oma hammaste eest hoolitsema ja kuidas munast saab kummipalli teha. Kõigepealt aga tähelepanu. Kuigi äädikas näeb tihti välja nagu limonaad, siis seda ei tohi juua. See on väga ohtlik ja võib surmaga lõppeda. Nii, aga alustame. Meil on vaja 3 muna, lusikat, äädikat, söögisoodat, vett ja 3 klaasi. Vala esimesse klaasi äädikas. Teise klaasi vala vett. Ja sega sinna 2 lusikatäit söögisoodat. Vala 3. klaasi ka äädikat. Ja sega sinna sisse 1 kuhjaga lusikatäis söögisoodat. Nii, nüüd tõsta esimene muna äädika klaasi. Teine muna äädika ja söögisooda segu klaasi. Ja 3. muna vee ja söögisooda segu klaasi. Teine päev. Vee ja söögisooda segus 24 tundi. Veetnud muna on täpselt sama värvi ja sama kõva kui varem. Äädika ja sooda segus 24 tundi. Veetnud munakoor paistab natuke heledam, aga on ikka sama kõva kui varem. Äädikas 24 tundi. Veetnud munakoor on muutnud heledamaks ja pehmeks. Vaata, kuidas seda saab sõrmega alla vajutada. 3. päev. Söögisooda veemuna on ikka samasugune. Okay. Äädika ja sooda segu muna on ka samasugune. Äädika sees olnud muna on muutunud veel pehmemaks. Wow. Boing, 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 boing. Vaadake, kuidas ta põrkab nagu väike pall. 4. ja viimane päev. Söögisooda veemuna on väljas ikka samasugune ja seest paistab ka kõik korras olevat. Äädika ja sooda segu muna on ka nii seest kui väljast ikka samasugune kui varem. Aga mis juhtus? Puhtas äädikas istunud munaga. Munakoor lahustus äädikas täielikult, nii et järele jäi vaid munarebu kesta sees. Pesime muna ära. Vaata, see paistab isegi läbi ja põrkab nagu pall. Kuhu läks kõik kaltsium, millest munakoor on tehtud? 2 teise munakoor oli ju veel täitsa paks ja kõva. Mis juhtus siis äädika munakoorega? Kuhu see kadus? Viimast muna ei saa isegi taldriku ääre vastu katki teha, sest koort pole. Mis siis selle munaga juhtus? Mis äädika sees oli? Äädikas on happeline ja sooda on aluseline. Aluselises keskkonnas ei juhtunud munaga midagi, aga happeline keskkond hävitas muna kaltsiumist koore. Happeline keskkond tekib sulle suhu näiteks siis, kui sa sööd palju magusat ja ei hoolitse korralikult oma hammaste eest. Ja mis siis juhtub sinu hammastega? Happeline keskkond suus hävitab sinu hambas samamoodi kui äädikas hävitas meie munakoore. Hoolitse oma hammaste eest.